Mõnikord ei vaja juhtum aastaid kestvat lahtimõtestamist, põhjalikku uurimist ega hoolikat kaalumist. Vaid kõige väiksem ja ootamatum detail võib olla piisav, et mõrad hakkaksid ilmnema. Kingal olev kriimustus, vaid mõni minut hilinenud sõnum või kustutamatu otsingu ajalugu ja kõik hakkab lahti hargnema. Number Kuma. 2023 aasta oktoobris teatati kadunuks 33-aastane nime avaldamata Kuuba kodanik. Sugulane oli saanud mehe telefonilt tekstisõnumi, kuid leidis, et selle sisu oli talle väga ebatüüpiline. Väidetavalt väitis sõnum, et oli kohtunud naisega, mistõttu otsustas ta lahkuda Hispaaniast ja loobuda oma mobiiltelefonist. Kahlustades tekstisõnumit võttis sugulane ühendust Techueco võimudega, et teatada ebatavalisest tegevusest ning külalise otsingud algasid. Kuuba mees külastas Techueco küla põhjapoolses Soria provintsis. Võimud alustasid väsimatult tema otsimist, kuid ei leidnud midagi ebatavalist. Neil oli ka väga vähe infot, mille põhjal tegutseda, kuid samal ajal, kui temast teatati kui kadunust, ilmnes ootamatu kokkusattumus, mis lõpuks viis lahenduseni ühes mõrvamüsteeriumis. See oli 2023 aasta oktoobris, kui Google'i tänavakaardistamise auto külastas Techuecot esimest korda 15 aasta jooksul ning hiljem jäädvustas see ähmaseid tõendeid kohutava kuriteo kohta. Pärast seda, kui uurijad olid kindlaks teinud mõned kadunud mehe võimalikud liikumised, kasutasid nad Google'i tänavavaadet, kus nad sattusid väga kahtlasele stseenile. Peaaegu tühja kõrvaltänava serval seisis punane sõiduk, mille pagasiruum oli lahti. Pagasiruumi kohale kummardus mees, kes näis asetavat sinna valget kohmakat kotti. Edasine uurimine näitas, et samal päeval oli Google jäädvustanud ka varasema pildi. Heegune kujutis näitavad inimest, kes lükkab käruga sama valget kohmakat kotti. Need kaks pilti mängisid otsustavat rolli 33-aastase Kuuba kodaniku kadumise lahendamisel. Google'i tänavavaadet kasutades jõudsid politseinikud kahe inimese, mehe ja tema endise tüdruksõbra ukse ette. Detektiivid avastasid, et mõlemad isikud tundsid kadunud meest. Naine oli tema elukaaslane ja mees oli tema endine ning mõlemad arreteeriti kahtlustatuna inimröövis, mis muutus hiljem mõrva uurimiseks, mille käigus leiti kadunud mees. 2023 aasta detsembri alguses leiti tema torss madalast hauast lähedal asuval kalmistul, mis kinnitas, et tema kadumine oli mõrva tagajärg. Ilma Google Mapsi poolt pakutud väikeste detailideta oleks selle juhtumi lahendamine võinud võtta kauem aega või poleks seda üldse lahendatud. Pildid aitasid politseil tuvastada kuriteos kasutatud kahtase sõiduki. 9. Techueco küla mõrv ei olnud ainus kord, kui Google mängis olulist rolli tõsise kuriteo lahendamisel. 2003. aasta jaanuaris kadus Põhja-Carolina osariigis Durhamis 3 lapse ema, 57-aastane Janine Petrick. Ja Google'ist sai vaieldamatu tõendi allikas, mis viis juhtumi lahendamiseni. Janine oli tšellist, kelle lapsed pidasid tema hobisid lõbusateks, ektsentrilisteks ja alati südamlikeks. Lähedased kirjeldasid teda kui loodusjõudu, kes tegeles ebatraditsiooniliste hobidega nagu kõhutants ja liitumine Durhami sümfooniaorkestriga. Ta kasvatas oma poegi Vermontis koos abikaasa Chaziga, kuid kui mees 1995 aastal südamehaiguse tõttu suri, leidis ta, et on vaja keskkonnavahetust. Just Durhamis kohtus ta Robert Patrickiga ja armus uuesti. Robert 50-ndates ja lahutatud jagas Janine'i kirge muusika, kunsti ja kokkamise vastu ning 2001 aasta abiellusid nad õnnelikult. Kuid 2022 aasta lõpuks oli ees sünge pööre. Janine valmistus uueks tööks, kuid äkitselt katkestas suhtluse oma sõprade ja perega. 2003. aasta jaanuaris kuulutati ta ametlikult kadunuks. Robert väitis, et ta ei tulnud kunagi sümfooniakontserdilt koju, kuid selgus, et ta ei jõudnud sinna ka kunagi kohale. 3 lapse ema otsingud jätkusid ning detektiivid kogusid tõendeid oma peamise kahtlusaluse vastu. Kuud hiljem leiti Janine Petriski surnukeha Falls Lake'ist 10 miili kaugusel tema kodust. 2 kalameest sattusid vee peal hõljuva suure presentkatte peale. See eemandati kohtuarstide poolt ja saadeti analüüsimiseks, mis kinnitas, et jäänused kuulusid kadunud naisele. Kadumine kuulutati ametlikult mõrvaks. Järgnevate kuude jooksul kasutasid detektiivid kogu Roberti kohta kogutud infot, et tõestada tema süüd mõrvas.
Nad avastasid, et ta ei olnud see mees, kellena ta paistis. Ta ei olnud armastav abikaasa ega pereinimene, vaid tegelikult kelm. Uurijad olid avastanud, et ta oli naiste mees, kes pettis mitmelt pahaimamatult naiselt, sealhulgas Janinilt raha välja. Nad uurisid tema tausta ja leidsid valede, petmiste ning armulugude jada, mis viis ühe järelduseni. Ta elas topeltelu. Uurijad hakkasid kahtlustama, et pettused ja armusuhted võisid olla mõrva motiiviks. Võib-olla, arutlesid nad, sai Janine sellest teada ja Robert püüdis teda vaigistada. Ainus probleem oli see, et neil polnud tegelikke tõendeid, et just tema oli see, kes Janine'i elu võttis. Aga Google'il olid need olemas. Detektiivid pöördusid arvuti asjatundja poole, kes uuris Roberti otsingu ajalugu ja avastas sealt täpse stsenaariumi oma naise tapmise kohta. Otsingusõnade hulgas olid kael, murdma ja katki tegema. Ta uuris põhjalikult ka järvevee taset, paadirampe, veevoolusid ja kõige süüdi mõistvamad tõendit, kuidas pääseda Falls Lake'i juurde. Need otsingusõnad olid ajatempliga 4 päeva enne, kui Janine kadunuks kuulutati. 2 tunni pikkuse arutelu järel, pidades silmas midagi nii lihtsat nagu otsingu ajalugu, leidis vandekohus üksmeelselt, et Robert Petrick on süüdi esimese astme tapmises ja mõistis talle tema kuritegude eest eluaegse vangistuse. 8. kohal. Sidney Loof sündis Broken Bows, Nebraskas ja kasvas üles Arcadias, kolides 2000 aastal Neelisse. Ta oli tuntud oma kalapüüdioskuste poolest ning tundis huvi golfi ja korvpalli vastu. Kui ta oli teismeline, tekkis tal skolioos, mis takistas tal spordiga tegelemast. Ja 2011 aastal pärast keskkooli lõpetamist hakkas ta tööle kohalikus Menardsi poes. Umbes sel ajal kannatas ta vaimse tervise probleemide all, sealhulgas raske depressiooni ja ärevuse käes, mis näisid olevat haripunkti jõudnud vaid mõni päev enne tema kadumist 15. novembril 2017, kui ta oli vaid 24-aastane. Vaatamata oma vaimse tervise probleemidele püüdis Sidney siiski elust parimat võtta ja plaanis minna Tinderi kohtingule. Ta oli hiljuti kellegagi sellel saidil tutvunud ja nad olid plaaninud kohtuda Wilberis, Nebraskas. Enamik tema tuttavatest ei teadnud nendest plaanidest. Need said neile teatavaks alles postituse kaudu, mille Sidney tegi kadumise päeval. 3 nädalat pärast seda, kui Sidney oli kadunuks teatatud, leiti tema tükendatud säilmed kruusateelt Wilberi piirkonnas Nebraskas. Uurimise käigus viisid detektiivid tagasi selle postituseni, mis teavitas Sidney kadumise päeval tema perekonda ja sõpru tema plaanidest. Postituses oli ohvri pilt pealkirjaga valmis kohtinguks. Võimud jõudsid seejärel Sidney Tinderi kontole, kus Audrey nime all olnud profiilis olid edasi-tagasi sõnumid kohtumise kohta. Just Audrey'ga oli noor naine Wilberis kohtunud. Uriimisse kaasati arvutieksperdid, kes suutsid varjunime taga oleva tõelise nime välja selgitada. Audrey oli Bailey Boswell, kellel oli kriminaalne taust, sealhulgas uimastitarvikute omamine. Võimud said teada, et Boswell oli otsinud Backpage'is üles mehe nimega Aubrey Trail. Traili väärkoheldi lapsena ja ta kasvas üles vaesuses. Ta liikus ka ühest kasuperest teise, enne kui sattus teismelisena relvastatud röövi eest vanglasse. Mõlemad nimetati huvipakkuvateks isikuteks pärast seda, kui selgus, et nad olid mõlemad kohtunud Sidney'ga kokkulepitud kuupäeval. Nad arreteeriti ja neid küsitleti põhjalikult, mis viis lõpuks Traili kaootilise ülestunnistuste jadani. Kohtus kasutas prokurör mitte ainult Tinderi sõnumeid, vaid ka mitmeid teisi väikeseid infokilde, et järeldada, et Trail ja Boswell vastutasid Sidney Loofi ettekavatsetud mõrva eest. Tõendite hulgas olid poesalvestised, kus paar ostis jalapikkuse rauasae, traadilõikurid, kattekiled, teritatud tera, 30 galloni prügikotid, paar gallonit pleegitajat ja oksasae. Kõik need esemed olid otseselt seotud noore naise tapmise ja tema keha tükeldamisega. Trail ja Boswell mõisteti seejärel süüdi esimese astme tapmises. Number 7. Oli 25. aprill 1935. Cooki akvaarium Bathsis, kus elas Cooki Beachilt pärit tiigerhai. Nädala jooksul pärast selle tabamist mõistsid töötajad ja võimud, et see hai kandis endas saladust. See jäi seletamatult haigeks ja loiuks, kuid siiski näidati isendit rahvale ning peagi sai selgeks, miks ta haige oli. Kogunenud pealtvaatajate ees oksendas hai välja midagi, mis näis olevat inimkäsi. Võimud kutsuti kohale ja jäse eemaldati basseinist.
Esimene asi, mida uurijad märkasid, oli see, et kätt polnud hai-hammastega läbi lõigatud. See oli eemaldatud terariistaga. Ilma ülejäänud keha ja ilma DNA tehnoloogiata osutus surnukeha tuvastamine keeruliseks. Kuid käsivarrel oli ainulaadne tätoveering, mida politseinikud pildistasid ja avaldasid ajalehes Sydney Truth, lootuses, et keegi tunneb selle ära. Ei läinud kaua, kuni Edwin Smith andis endast teada, tundes tätoveeringu ära, kui oma vennal James Jimmy Smithil olnud tätoveeringu. Jimmy oli endine poksija ja piljardisaali pidaja ning ta kadus mõned nädalad varem, 7. aprillil 1935. Edwin andis vajaliku DNA, et kinnitada vastavus. Käsi kuulus Jimmyle ja politsei alustas nüüd mõrva uurimist, millele jõuda ei olnud keeruline. Järgmiseks kuuks jõudsid uurijad allilma ärimeheni Reginald William Lloyd Holmesi, kelmi ja salakaubavedajani. Ta oli palganud Jimmy kindlustuspettustega tegelema ning nende kuritegeliku tegevusse kaasati ka endine sõjaväelane ja võltsija Patrick Francis Brady. Uurijad avastasid, et just see mees, Brady, oli viimane, kes Jimmyt nägi enne tema seletamatut kadumist. Ta arreteeriti seejärel kahtlustatavana ja toodi kohtu ette. 16. mail kohtuprotsessi ajal tunnistas taksojuht, et ta võttis Brady peale Garnellast, kus ta ja Jimmy olid joonud ja kaarte mänginud ning viis ta Bayview tänavale, kus Holmes elas. Juht märkis, et ta nägi välja lohakas, hirmunud ja ei tahtnud oma kätt taskust välja võtta. Kuritegevus, ohvri viimasena elusana nägemine, taksojuhi ütlused ja avastus, et Jimmy oli politsei informaator, viisid selleni, et Bradyle esitati süüdistus tapmises. Number Qs. 9. juunil aastal 1987 lahkus New Orleansi elanik 27-aastane Andre Daigle oma kodumugavusest, et minna koos sõbraga õhtusöögile GGC Mexico restorani. Hiljem mängisid nad paar partiid piljardit, mis viis õhtu joomise ja pidutsemiseni Mitchelli baaris. Õhtu jooksul flirtis Andre mitme naisega, kellest üks oli nimega Telma ja tema tundis Andre vastu erilist huvi. Just sellel lõbusal õhtul kaduski Andre ära. Mõni päev hiljem sai Andre õde Elise McKinley, kes elab Lõuna-Californias, teada oma venna ootamatust kadumisest. Ta jäi töölt puuduma ja lõpetas suhtlemise pere ning sõpradega. Elise teavitas seejärel võime ja kuigi uurimine käis aeglaselt, otsis murelik õde abi ootamatust allikast. Ta pöördus selgeltnägija poole, kellega ta oli mõned päevad varem koos sõpradega meelelahutuseks kohtunud. Selgeltnägija oli naine nimega Rosemary Kerr, kes nõustus perekonda aitama kadunud Andre otsingutel. Ta ütles oma õele, et tooks Louisiana kaardi, mis osutus otsustavaks toimunud sündmuste kindlaks tegemisel. Kohtumisel asetati kaart ja kadunud mehe foto kõrvuti lauale. Rosemary sulges silmad ja asetas sõrmed Andre pildile. Hetkel hiljem hakkas ta kurtma teravat valu peas. Ta kirjeldas seda nii, nagu oleks teda pabanud nüüriese ja siis hakkas ta kirjeldama Andre veokit, sealhulgas väga iseloomuliku kriimu külje peal. Rosemary kirjeldas, et nägi inimest, kellel olid pikad blondid juuksed ja kes omas mingisugust võimu selle mehe üle. Ja see teave ajas pere segadusse, sest nende teada polnud Andrel tüdruksõpra. Rosemary suunas tähelepanu kaardile ja teda tabas peavalu. Selle võimsa hetke jooksul kirjeldas ta sood, pikka silda, mis rippus vee kohal, liivaranda ja numbrit 7. Tema sõrmed libisesid üle linna nimega Slidell, mis asub 30 miili New Orleansist. Selgeltnägija avas silmad ja ütles neile, et kui nad tahavad Andreid leida, peavad nad minema Slidelli. Pere tegi täpselt nii ja teel sinna vaatas Elise, kuidas talle tuttav veok temast mööda kihutas. Ta sai aru, et see oli Andre oma, mille kinnitas pikk kriimustus külje peal. Elise hakkas sõidukit jälitama ja märkas sees 2 meest, kuid kumbki neist polnud tema kadunud vend. Uskudes, et sõidukis olnud mehed teadsid juhtumist midagi, teavitas perekond lähedal asuvat politseid, kes asusid veokit jälitama ja peatasid selle. Varastatud sõiduki sees olid Michael Phillips ja Charles Gervais, kes ülekuulamisel tunnistasid, et tapsid Andre Daigle'i. Kui neilt küsiti, miks nad seda tegid, vastasid nad, et olid lihtsalt uudishimulikud, kas nad suudavad seda teha. Osa plaanist hõlmas Michaeli tüdruksõpra, blondide juustega naist nimega Delma Horn.
Edasise uurimise käigus leiti ohvri surnukeha liivaribalt Manchac svampi äärest, maante väljasõidu number 7 lähedalt. Mõlemad mehed tunnistasid end tapmises süüdi ja mõisteti eluaegseks vangistuseks ilma võimaluseta tingimisi vabastuseks. 5. kohal. Maurice Travis oli Ameerika mõrvarlik maniak, kes mõisteti süüdi vähemalt 12 naise tapmises, kuid arvatavasti oli ohvreid rohkem kui 18. Ta on isiklikult võtnud vastutuse kuni 17 mõrva eest, mida mõned võimuesindajad peavad kahtlaseks, kuid teised arvavad, et ta jättis endast maha üle 20 ohvri. Ajaks, mil Travis nimetati mõnes neist juhtumitest kahtlusaluseks, oli tal juba kriminaalne taust, sealhulgas süüdimõistmised relvastatud röövis ja uimastite omamises. On olemas vähemalt üks videosalvestis, kus on näha, kuidas Travis sooritab mitmeid kirjeldamatuid tegusid oma ohvrite kallal. See lind leiti tema kodu läbiotsimisel Fergusonis, Missouris. Seda kasutati kõige tugevama tõendina tema mõistmisel süüdi mõrvas. Kuid videolint ei olnud see, mis pani võime Travist nendes naistevastastes kuritegudes kahtlustama. Võimudeni viis Travise uksepäha tema enda lihtne viga. Oma tabatalgute ajal muutus maniak tähelepanu ja kuulsuse järele nii meeleheitlikuks, et saatis anonüümse kirja ajalehe St. Louis Post-Dispatch ajakirjanikule. Kiri sisaldas kaarti, millel oli silmatorkav X, mis tähistas järgmise ohvri kehaasu kohta West Altonis, Missouris. See konkreetne detail oli samuti üsna tüüpilisel viisil loodud. Uurijad avastasid, et kaart oli loodud Expediaga, nagu näitas kaasasolev vesimärk. Expedia on veebipõhine reisiportaal, mis võimaldab kasutajatel planeerida puhkuseid, pakkudes lende, majutust, autorenti ja sihtkohtade kaarte. Selle avastuse abil seostasid võimud Expedia loodud kaardi Maury Travisiga ja see viis tema vahistamiseni. Ja kui ta oli vahi all, viis politsei läbi tema elukoha läbiotsimise, mille käigus avastati piinakamber, piinamisvahendid, elektrišokirelv, tema enda kuritegude ajalehe väljalõiked ja videokassett. 4. Ronald Platt oli televiisori parandaja ja pärit Kanadast. 1990 aastal kohtus ta Albert Johnson Walkeriga, teise Kanadast pärit mehega, kes oli finantskonsultant ja kelm. Nad kohtusid Inglismaal ja alustasid peagi koos äri. 2 aastat hiljem avaldas Ronald siiski soovi naasta oma kodumaale. Ta ostis endale 1 otsa pileti ja veenis teda Kanadasse tagasi minema. Walker nõudis ka, et ta jätaks maha oma isiklikud asjad, sealhulgas juhiloa ja sünnitunnistuse, väites, et neid on vaja, kuna nad tegutsevad koos äritegevuses. 1995 aastal, kui ta raha otsa sai, naasis Ronald Inglismaale ja võttis taas ühendust oma sõbra ja äripartneriga. Kuid Inglismaal olles kadus Ronald seletamatult ära. Mitte kaua pärast tema naasmist avastasid kohalikud kalurid oma võrkudest inimjäänused, kuid kuna laip oli vees olnud, ei tuvastatud seda välimuse järgi. Mis oli aga ilmne, oli Rolex käekell, mis oli jäänud veekindlaks ja vee all olemisest puutumata. Kasutades Rolexi seerianumbri graveeringut, dokumenteeris politsei oma esimese vihje. Seeria number 5 nad kella omaniku Ronald Plattili. Kuno Walker oli ohvri äripartner ja tõenäoliselt viimane inimene, kes teda elusana nägi. Kutsuti ta ülekuulamisele. Ta selgitas, et uskus, et Ronald oli sõitnud Prantsusmaale. Kuna tema seotust kuriteoga ei olnud võimalik tõendada, vabastati Walker. Hiljem saabusid uurijad uuesti mehe koju, et teda veel üle kuulata. Walkerit polnud kohal, kuid detektiivid rääkisid naabriga, kes väitis, et kõrval elab mees nimega Ronald Platt, mitte Albert Walker. Samuti avastati, et selles elukohas elav isik omas paati, mis leiti Ronaldi surnukeha leidmiskoha lähedalt. Paadi GPS andmed näitasid, et see asus täpselt mõrva toimumise kohas ja ajal, mis oli dateeritud 1996 aasta juuli lõppu. Selle info oli kindlaks tehtud ka Rolexi kella käiguvaru abil. Kasutades Rolexi infot, varastatud identiteeti ja vaadi GPS andmeid, arreteerisid võimud Albert Walkeri ning mõistsid ta süüdi esimese astme mõrvas, varguses, pettuses ja rahapesus. 3. William Bradford oli Ameerika mõrvar, kes mõisteti süüdi 2 mõrvas, kuid arvatakse, et seal oli üle 28 ohvri. 2006. aastal avaldas Los Angelese maakonna šerifi osakond fotode kogu, mille William Bradford oli teinud ja mis leiti tema korterist 1980-ndatel, kui teda süüdistati ja süüdi mõisteti.
Just Need fotod mängisid olulist rolli mõrvari süüdimõistmisel. Fototeel oli kujutatud kuni 54 naist, igaüks modelli poosis. Ja just selliste fotode abil suutsid uurijad kindlaks teha mitte ainult mõrvari tegutsemisviisi, vaid analüüsisid ka mitmeid neist, et tõestada, et Bradford oli seotud nende naiste kadumiste ja mõrvadega. Modellilaadsed fotod näitasid, et Bradford kasutas fotograafi ettekäänet ja lubadusi modelli karjäärist, et oma ohvreid välja meelitada, sageli kõrvalistesse kohtadesse. Need kõrvalised kohad hõlmasid kõrbealasid, kus Bradfordi fotode taustal oli näha iseloomulikke kivimoodustisi. Detektiivid, kes tundsid ära selle iseloomuliku tausta ja uurisid ainulaadseid kivimoodustisi, jõudsid Mojave kõrbes kindlasse piirkonda. Hiljem viidi selles piirkonnas läbi kohtuekspertiis, mis viis lõpuks laagriplatsi avastamiseni, kus oli toime pandud mitu mõrva. Leitud luustikud ja DNA-tõendid kinnitasid, et tegemist oli massimõrvapaigaga. Ja kuna see asukoht ilmus taustal fotodel, mille libafotograaf oli ohvritest teinud, suutsid uurijad kinnitada, et ta viibis kuritegude toimumispaigas ja tal olid seosed nendega, kes leiti surnuna. Tagasihoidlike fotode taust viis lõpuks William Bradfordi süüdimõistmiseni, lahendades mitu mõrvajuhtumit ja kadumisjuhtumit. Number CAG. 2002. aastal sai Soham, Cambridgeshire, Inglismaal ootamatu mõrva toimumispaigaks, millest sai lõpuks topeltmõrv. Oli augustikuu, kui 2 parimat sõpra kohtusid Red House Gardensi lähedal grillipeol. Nendega olid kaasas ka teised sõbrad. Pärast veidi üle tunni arvutimängude mängimist ja muusika kuulamist läksid mitmed sõbrad koju. Umbes kell 6 õhtul lahkusid 2 parimat sõpra piirkonnast, ilma et oleksid kellelegi teada andnud. Nad plaanisid osta suupisteid Ross Pierce'i spordikeskuse automaadist. Neid nähti suundumas tagasi aadressile Red House Gardens number 4, möödudes College Close'i kodust. Kuid paar ei jõudnudki Red House Gardensisse tagasi ja nad kuulutati hiljem kadunuks. Pärast mitmenädalast intensiivset otsingut, milles osales üle 400 politseiniku, leiti kadunud tüdrukute surnukehad kraavi võssa visatuna. Kadumise juhtum oli nüüd muutunud mõrvaks. Topeltmõrv lahendati tänu ootamatule allikale sama kiiresti, kui see aset leidis. Süüdlasele sai saatuslikuks kõrvenüges ja kohtu botaaniline analüüs. Botaanik professor Patricia Wiltshire analüüsis võsastunud kraavi, kust laibad leiti. Ta märkas, et kõrvenüges oli kraavi ääres kasvanud ja maha tallatud, kuid juba näitas taastumise märke. Wiltshire oli märganud, et kõrvenüges ajas juba uusi võrseid. Taastumine võimandas tal lõpuks kindlaks teha, kui kaua olid kehad kraavis olnud. Hinnati, et jäänused olid ära visatud 2 nädalat varem, mis langes kokku sõbra kadumise ajaga. Jääskala viis tagasi College Close'i majja, kus elas Ian Huntley, vanem kooli territooriumi hooldaja. Siin suutis Wiltshire koos teiste kohtuekspertidega sobitada nõgese õietolmu Huntleys auto rehvidelt leitud õietolmuga. Edasine uurimine kinnitas, et ohvrid olid kahtlusaluse maja juures surnud täpselt sel hetkel, kui nad kadusid. 2003. aastal mõisteti Huntley 2-kordse mõrva eest süüdi ja talle määrati eluaegne vanglakaristus. Number 8. 1991. aastal leiti Denise Sharon Colby surnukeha Philadelphia äärelinnas asuvalt arendamata tupiktänavalt pärast seda, kui ta oli 3 nädalat kadunud olnud. Oli selge, et oli mõrvaohver, kuid alles 28 päeva hiljem suutsid uurijad tuvastada süüdlase. Juhtumi toimumise ajal oli Denise suhtes mehega nimega Theodore Dill Donahue, keda politsei tookord ka üle kuulas. Donahue selgitas, et viimati nägi ta Deniset narkootikumide tarvitamisega seotud juhtumi ajal, kus tema ja ohver tarvitasid mõnuaineid enne, kui tundmatu isik nad röövis. Denise, ütles ta, jooksis abi otsima, kuid tema ei näinud teda enam kunagi. Aastate jooksul viidi Donahuega läbi veel mitu intervjuud, kuid ükski neist ei teinud temast uurimise peamist kahtlusalust. Alles 2019. aastal õnnestus mõrvamüsteerium lõpuks vahti harutada ja süüdlane pandi trellide taha. Sel aastal kasutas Templi ülikooli professor Brian Wolf uut täiustatud fototöötlustehnoloogiat. Wolf uuris kuritopaiga fotosid ja fotosid Donahue korterist, kes oli uurimise all, ning avastas seni tähelepanuta jäänud detaili. Denise'i keha juures olid mitmed riideesemed, sealhulgas üksik kollane sokk. 28 aasta jooksul ei mõelnud keegi, kus on teine sokk.
kuid Donahue korteri fotosid parandades leidis Wolf selle puudunud riideeseme üles. Teine kollane sokk lebas kahtlusaluse kodus. Töödeldud pildid võimaldasid kohtuekspertidel selgelt näha mõlema soki kangatekstuuri, värvi ja muid detaile, kinnitades, et need olid paaris. Just see lihtne avastus viis 52-aastase Theodore Donahue arreteerimise ja süüdimõistmiseni. Aitäh teile vaatamast! Kui see video teile meeldis, vajutage kindlasti meeldib nuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste üleslaadimistega. Minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.